EV100 turundusidee. Aga nüüd lähme edasi ja räägin korra, et täna meil on siis stuudios lisaks Liisi Toomile ka Rutt Aguraiuja, kes on Viskla küla arendamise seltsist. Ja meie rubriik siis räägib sellest, kuidas EV100 raames, ehk siis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames erinevad inimesed, erinevad kogukonnad teevad erinevaid projekte. Ja meie mõte on siis see, et me räägime 100 erinevast projektist, iga nädal ühest, ja arutame siis koos saatekülalistega seda, kuidas seda üritust või projekti saaksid ära kasutada ettevõtjad, organisatsioonid ja kuidas nad saaksid anda juurde hoogu ja neid üritusi ägedamaks teha. Ja Rutt siis Viskla küla arendamise seltsist räägib Viskla kiiklast, kuhu on plaanis ehitada 100 erinevat etnograafilist kiike. Ja väga ägedad olid vähemalt need, mis teil välja joonistatud on. Rutt, kui kaugel see projekt on? Mitu kiike juba püsti on ja kuidas liigute? Jah, me alustasime sellega niimoodi aktiivsemalt 2015. Ohoo, juba? Ja esialgu, ega meil ei olnudki plaanis üldse see EV100, see sattus kogemata või siis öeldakse tegelikult ju, et juhuseid ei ole, et juhused pidi nii minema. Ja siis me otsustasime liituda selle EV100-ga, sest see tundus väga hea kingitus iseendale ja ka vabariigile. Ehk siis alustada või õigemini taas elustada Eesti kiigekultuuri, mis on vahepeal jäänud soiku. See oli hämmastav, ma vaatasin just, ma vaatan korra, kas me saame siit pildi või sellise visuaali moodi asja ka siia, et see oli selles mõttes hämmastav, et kui me mõtleme kiigele, siis üldiselt me mõtleme sellele traditsioonilisele asjale, eks ole ju, mis käib niimoodi, aga seda, et ta käib niimoodi ja mis iganes pidi veel, eks ju, need on tegelikult need asjad, mis meile kohe esmapilgul meelde ei tulegi ja siit on nüüd näha neid erinevaid. On erinevaid no just. Osaliselt, jah. Et siin on nüüd välja toodud erinevad liigid, kiikede liigid. Ja nad on erinevates Eesti paikkondades olnud ka erinevad mõnes mõttes. Sest tegelikult ka kõige tavalisemast külakiigest me võime leida väga palju erinevaid versioone. Jah, osad on nagu karussellid ja võrkkiiged, need ma unustasin muidugi ära. Ja võrkkiik on, ta on rippkiige. Nii et sellised kiikede liigid on et me teame võib-olla rõhtkiike nagu rohkem, mis on tõesti see kõige tavalisem kaalukiik. Ehk siis, kus mõlemal pool istub üks inimene või siis kaks ja kiiguvad siis üles-alla. Aga esialgu on ta olnud selline karjamulgu taoline või et kus on olnud need eri kõrgusel 2-3 pulka, kuhu vahele saab panna laua või siis teistpidi pulga või siis ma ei tea, oksa või mis iganes ja seal kiikuda näiteks, karjapoistel, miks mitte. Absoluutselt. Et selline. Te alustasite 2015, kuidas teil praegu läinud on? Palju kiikesid juba püsti on või panete kõik korraga? Ei, me ei pane korraga, me alustasime alguses hästi suure hurraaga, kirjutasime mõned projektid, mis rahastus sai ainult siis avatud noortekeskuste projekt, ehk siis kuna ma ise töötan ka noortekeskuses, Ravila noortekeskuses, siis nende noortega sai esimene kiiklasse, ehk siis just see sama rõhtkiik ehk siis kaalukiik, mis noored tegid juhendaja abiga. Ja varasemalt oli, mis sai nüüd uuenduse, oli see lastekiiged, ehk siis see tegi juba 3 kiike ja siis võtsid suvel mehed kätte ja tegid veel kiikesid juurde, nii et praeguse seisuga on kuskil 9 kiike. Ahah. Jah. Ja mis tempos te liigute, mis kuupäevaks te siis oma 100 plaanite valmis saada? Need 100 on selles mõttes, et me ise plaanime, kuna meie külakeskus saab aastal
2018 5-aastaseks, ahah, nii. siis me ühildaks kaks asja, ehk siis selle külakeskuse juubeli ja kiikla avamise kuskil seal 2018 suvel, kui vähegi võimalik, noh, mingi osa sellest kindlasti, jaa. Kuidas teil nüüd on, kes järgmisi kiikesid, kas teil kiiged kõik välja on mõeldud, seda te teate, missugused need 100 välja hakkavad nägema või sealt peate veel arhiivides tööd tegema? Noh, me oleme teinud umbes niimoodi, et otsinud erinevaid pildikesi ja linnukesed sinna juurde teinud, et vaat see võiks olla ja see võiks olla, aga ega siis me ei ütle mitte ühestki kiigest ära, eks ole, et kui keegi leiabki, et ta tahaks meile kinkida oma vana kiiktooli, näiteks, mis on jalaskiiged, sinna alla liigitub, või vana kiikhobuse meile ära kinkida näiteks, mis ei ole tegelikult võib-olla õues, vaid saab olema majas sees või suvel terrassil, siis see on ka asi. Nii et selles mõttes me ei saa päris kõikidele linnukesi juurde teha ainult need kiiged. Või näiteks esialgu me ei tulnud selle pealegi, et me võiks saada 2015 aasta EXPO kiiged endale. Ahaa. Et tänase seisuga on meil olemas 14 paaris kiike, ehk siis 28 EXPO kiike, mis vajavad nüüd metallist konstruktsiooni, kuidas nad püsti panna. Meil on olemas ka joonis sellest nagu paika pandud, et ta hea oleks, kui ta saaks olema selline suur pikk rivi, kus ongi 28 kiike, mis ühtlasi piiritleks nagu seda meie külakeskuse õueala ja teistpidi nagu väga lahe oleks, kui need tõesti 28 kiike kiiguvad seal. Ja läbirääkimised on veel EXPO-l olnud üleval ühe kiikingu kiigega. Nii et see ei ole mitte ainult uute kiikede tegemine, vaid tegelikult teatud määral ka kollektsioon või ongi mõte see, et mitte teha uusi, vaid koguda kokku see, mis olemas on? Nii seda kui teist, kust keegi midagi, õudselt tore on ju saada ka vanu asju, mis on tõesti olemas, võib-olla mõnes majapidamises, mida enam ei kasutada, aga mida saaks üles panna näiteks. Noh, need samad, ma ei tea, need kiiktoolid on nagu number 1, mida võib-olla uude ja uhkesse majja enam ei kõlba, kui talumaja hakatakse renoveerima, aga meie võtaksime ta meelsasti vastu, et tõenäoliselt me ühe vist saame nagu oma külast, et mis seisab ja arvatavasti teda enam vaja ei lähe, vähemalt jutt oli. Ja võrkkiiged, võib-olla samamoodi, mis on seisnud kuskil näiteks, et suvel me saame panna need välja, talvel me saame oma majas sees neid kasutada näiteks, panna üles. Et meil praegu on seal juba toolid, ripptoolid, võrkkiige punumine oli ka ühe projekti raames Võtikmetsa käsitöömajas eelmisel suvel, kus siis Visklaküla inimesed käisidki endale kiike punumas töötoa raames, kus teised õppisid seda, nii et koostööga teiste MTÜ-dega tegelikult on olemas. Mis moodi teid ettevõtjad toetada saaksid? Saadki kiikesid, sellest saime juba aru, mitte ainult ettevõtjad ja teised ka, aga mida veel? See on see, et jah, et ühtpidi, et kuidas neil mugavam on, me võtaksime vastu kõik kiiged, mida vähegi võimalik, eks ole, me oleme mõelnud ise igasugustele vedrukiikidele, mida meil ei ole ühtegi veel. Samas on just need, kes mänguväljakuid teevad, firmad, kes teevadki vedrukiikesid näiteks, või on võimalus, et keegi kuskil vahetab välja oma vedrukiikesid, et me saaksime neid renoveerida näiteks ja üles panna endale lastenurka siis, kus on lastekiiged, või on nõus keegi ostma meil, ühesõnaga tellib ja laseb paigaldada kiige, või on firma, kes teebki kiikesid ja tuleb näiteks, teeb seal oma, ma ei tea, oma töötoa, kus see kiik siis jääbki näiteks meile, oletame, või mida meil veel vaja on, eks meil on vaja kõiksugu puidu töötlemisvahendeid, õlid, värvid, mis iganes, samamoodi metalliga, kõik, mis metallitöid puudutab, on eriti, sest et kui palki saaks veel võib-olla kuskilt mõnelt talumehelt osta, siis metalliga on natuke keerulisem, eks, et just need metallitööd, kõikvõimalikud, siis kõikvõimalikud kinnitused, kruvid, poldid, mis iganes sinna juurde võib mõelda. Neid on tegelikult jah, igavesti
palju asju, mis noh, kõik, mis kiigendusega nagu kokku käib. Võib-olla ka on mingit infot, eks ole, veel, mida meil ei ole, võib-olla mingeid fotosid, mida võib-olla tulevikus saaksime kasutada, sest me ikkagi tahaksime panna sellise püsinäituse ülesse, kui meil on võimalik ükskord saada üks väikene majakene sinna, et tõesti olekski, et see oleks ka hariv moment selle asja juures, mitte lihtsalt tulen ja kiigun. Ja siis veel edaspidi ka igasugused, sest Eestis on tohutult palju kiigelaule ja mänge, mis kiikumisega seotud on, sest et neid tähtpäevi on päris palju olnud, mida võiks taaselustada. No nii, Liisi, ma vaatan, et sa oled ka pool märkmiku lehekülge juba täis kirjutanud. Mis mõtteid sulle tekitas? Mis sa arvad, et mida ettevõtjad võiksid, kuidas võiks seda ära kasutada turunduslikult? Mul on natukene veel võib-olla vajaks rohkem infot seda, et mida on juba tehtud, on ju, et ühelt poolt, aga mis minul hakkas, võib-olla te olete juba seda teinud, aga üks asi, mis mul hakkas peas nii-öelda liikuma, oli see, et tegelikult oleks juhendmaterjalid, mis asi see kiik siis on. et me arvame, meie tavainimesed arvame, et see kiik on teatud viis ja okei, ma võib-olla isegi suudaks välja mõelda võrkkiik ja need asjad, et kui kiigene sellisena. Aga et kui teie üks soov on saada rahvalt nii-öelda, et andke kiikesid, mis teil on, siis võib-olla peaks neile ütlema, et millised need variandid üldse on, sest nii-öelda välimääraja teha, lihtne, et siin on tegelikult päris ilusti, aga teha see võib-olla natuke ilusamaks. No siin on nüüd tehtud selle me võtsime ka aluseks Anu Visseli uurimustöö, mis on üleval ka netis tegelikult, on www.folkloor.ee ja seal on Eesti kiigekultuur enne ja nüüd, hästi suur uurimustöö nendest kiikedest, kus ongi välja toodud ka need kiikede liigid, tutvustatud neid ja joonised seal juures, sest tegelikult eks need joonised on ka siis sealt nagu omakorda maha joonistatud, mis on olnud millised kiigeliigid just, et ja nendest siis lähtuvalt saaks et midagi me oleme pannud nüüd EVS ajalehele üles, aga mitte kõike, neid annaks ka panna iseenesest, kui sealt EV100 lehelt vaadata. Ja kodulehelt neil ka üht-teist. Ja ma usun, et kui need niimoodi võib-olla isegi üksikuteks juppideks nii-öelda teha, et otsitakse kiiku või midagi seal kiike, et see oli üks asi ja teine asi, kui teil need kiigud seal koha peal on, ilmselt te soovite, et rahvast tuleks ka tutvuks nendega ilmselt, et praegu on hästi populaarne ju kogu see terviserajad. No just. Et nendega koostööd kuidagi teha, et võib-olla teha sinna nii-öelda kiigerada, et selle ümber saab nüüd väga palju erinevaid lugusid et oleneb sellest, et mida te ise olete soovinud ja mõelnud teha, aga et kas väikeste kirjeldustega, kas treenimise osa sinna juurde panna, ajaloosa, et seal on juba mustmiljon võimalus tegelikult, mida seal koha peal teha, et aga see on nii-öelda, siis ta läheb ka suuremasse nii-öelda kommunikatsioonikanalisse, mis on juba loodud nii-öelda, et sellega nii-öelda tuua rahvast veel juurde, et kasutada olemasolevat juba, et üks mõte käis läbi ka, et võib-olla kuidagi on võimalik mõne turismibürooga, kes teeb lastele kas või neid vaheajal igasuguseid väljasõite, et kui nad tulevad Tuhala nõiakaevu vaatama, siis sealt natuke maad edasi sõita, võiks ka Kiiklast läbi astuda näiteks või et kui jääb kuskile tee peale. Jaa, mul ka siit mõtted läksid erinevatesse kohtadesse, et ma arvan, et siin on mitu asja, et üks asi on see, et te selle valmis teete ja tõenäoliselt te teete, eks ju. Eesmärk on suur ja üllas ja kust iganes te kiiget lõpuks kätte saate ja kes seda püsti aitab panna. Minul alati selliste asjadega on kohe see mure, et kõik need asjad vajavad ju hooldust. Et mõte ei ole ju see, et nad paari aasta pärast teil seal õues mädanema hakkavad, kui teil ruumi ei ole, kus neid võib-olla väiksemaid kiikesid hoida, et tõenäoliselt tasuks kellelgi vaadata ka selle pilguga, et kuidas see hooldus peaks käima ja ma usun, et sinna ümber võiks mõni, niisama nagu ongi teema, mis iganes värvid, lakid või mingisugused muud hooldusvahendid, et mõni ettevõte võtta teid, tulla nagu vaderiks, eks ju. Jah.
et nii-öelda keegi, kes siis panebki sildi juurde, et ma nüüd seal värvide maailmas hästi ei orienteeru, et kelle iganes brändi nime alt see võiks olla, et vaat meie hooldame. Ja seal võiks ju rääkida tegelikult ka laiemalt, et kuidas see puiduhooldus üldse on, seal on ju erineva vanusega puitu, eks ju, samamoodi metalli, kuidas teha nii, et ta ei roosteta, et ta ilmastikukindel on ja seda võiks ju tegelikult kanda üle siis ka teistele, mis iganes hooned või mis iganes asjad on ja samamoodi, kes siis endale hoovi koju või õue kiikesid on pannud sama lugu, eks ju, et vaata, et aastas, no vaat ma nüüd ei tea, 1, 2, 3 korda tuleb teha midagi, õlitada, lihvida, mis iganes need tegevused on. Et ma arvan, et seal on üsna suur nagu programm, mida tegelikult teie näitel väga atraktiivsel moel rääkida saab. Olgem ausad, kui on ikka valida, et kas ma lähen workshopile kuhugi ruumi sisse või ma lähen kiiklasse, no siis ma kindlasti usun, et see kiikla oleks nagu tunduvalt atraktiivsem, sealt õnnestuks saada väga ägedaid pilte, no teeme koos suvepäevad, eks ju, lähme kiiklasse, teeme kiigehoolduse, no mis seal ikka on, tõenäoliselt vabandust jälle värvitootjad, eks ju, et ma kujutan ette, et pintslit võib igaüks käes hoida, aga tundsete teab, võib-olla on teil hoopis mingid muud tööriistad selle asja tegemiseks tänaseks päevaks, mida on ka vaja õpetada ja kasutada. Et see võiks kindlasti üks liin olla, et nii-öelda otsida partnerlust sealt, et see kiikla teil nagu järgmised 100 aastat veel vastu peab, eks ju. Et see peaks olema üks suund. Siis ma arvan, et teine oluline teema on ikkagi seesama, et nii-öelda kogu see nagu turismindus või külastatavus. Et ma kujutan ette, et teil on küll külas ja enda kandis palju lapsi, igale lapsele oma kiik või siis paar last kiige peale, aga tegelikult sellise turismiatraktsioonina võiks ta ju töötada lisaks Tuhalale, küll aga ei tea ma seda, kuidas teie juurde saab, kas teil tulevad sildid kuhugi, mis ütleb, et siit pööra... On plaan ikka, jah. Vähemalt mis see silt, mis näitab küla pealt kuhu, eks ole. Just, aga võib-olla ka varem, eks ju, et need sildid, mis näitavad Tuhala nõiakaevu juurest kuhu tulla, et me leiame selle kiikla üles, need, mis näitavad Tartu maantee äärest, kuidagi sealt kandist saab ka teie juurde, eks ju, et ma arvan, et ka see on oluline koht, et võib-olla siin samamoodi ettevõtjad saate aidata, et aidake sellised ilusad reklaamsildid püstitada, natuke võib-olla oma reklaam või märk sinna juurde, et samamoodi inimesed tuleks kohale. Ja siis loomulikult kogu see selline ümberkaudne tegevus, nagu ikka, kohtadel, mis turiste kohale tõmbavad, eks, kuhu te kohe hakkate aru saama, et teil on vaja välitualette, sest kui teil 100 inimest seal korraga kiigub, võite kujutada ette, mis see läbilase siis on ja kuidas te ühel hetkel olete kõrini tüdinud kõigest sellest, kes teil seal külamaja ukse taga kogu aeg kobistavad, sest neil ei ole mitte kuhugi minna ja isegi see uks on lukus siis, kui nad tulid, eks ju. Et kõike seda infrat mõelda natukene laiemalt, et alguses annatate küll ära nende kemmergutega, mis teile siis sinna koha peale tuuakse, aga see võib-olla ei ole väga pikaaegne lahendus, eks ju. Et ma arvan, et seal peaks selle asjaga nagu laiemalt läbi mõtlema. Ja teine asi on ikkagi see, et kõik võimalikud sellised söögi-joogikohad, mida ma kardan ka, et teil väikses külas väga ei ole, et kui ma tulen, kiikuma võin tulla ju niisuguse 3-4-sega juba laste poolest, need täiesti selgelt tahavad vahepeal süüa, vahepeal juua, vahepeal jäätist, vahepeal kommi, see traditsiooniline menüü, eks ju. Et samamoodi, et kust seda saab, sest see kõik nagu, kuidas ma ütlen, parandab külastuselamust. Ja siis te kindlasti tahaksite ju oma piirkonda veel laiemalt tutvustada kõikidele neile, kes siis kohale tulevad. Et seal on nagu üsna palju sellist, ma arvan, et kohalikud turismiettevõtjad, paljud teid iganes on, majutusasutused, näidake ära, mis teil seal veel kõrval pakkuda on, et pange seljad kokku ja katsuge ka toetada, et sellest asjast, et see ei jääks lihtsalt 100 kiike, kus iganes siis väljakul, aga et seal oleks nagu selline atraktsioon, mida on hea nautida ja kuhu on hea tagasi tulla. Kaugel te Tallinnast olete? Natukene üle 40 kilomeetri. Okei, mis on selles mõttes 45, väga hea kaugus, et sõita laupäeval või pühapäeval perega välja, Tartu maantee hea kiire sõita ka, et selles mõttes teil on väga hea asukoht ja lihtsalt kasutage ära ja võib-olla tõesti mõelge ka laiemalt sellele, et teil tekiks seda olukorda, et pärast külarahvas ütleb, et pagan, miks meil neid kiike siis ja vaja on, nii palju huvilisi tuleb, et meie rahulik, nüüd meil ei ole enam ühtki laupäeva, pühapäeva rahulikku, sest käivad mingid turistid, pargivad auto minu hoovi, sõidavad mu lillepeenra ääre maha või mingid muud asjad, et te saate kuidagi selle nii-öelda, kuidas ma ütlen, kogukonnale nagu selle kasu ka sealt kätte. Et me näitame, me demonstreerime, ükskõik siis, kas inimesed maksavad raha selleks, et seal kiikuda või on teil seal mingi annetuskarp või nad saavad mingis muus asjas osaleda, et seda tuleks nagu nii-öelda ära kasutada, eks ju. Ja siis ma vaatan korra veel, mis mul siit
siit kirja sai just, ja siis ma arvan, et kindlasti ka see, et noh, ma kujutan ette, et visuaalselt see paik, no vähemalt mu ettekujutuses, peaks üsna äge välja nägema. just. Ja noh, ma arvan, et ta annab hästi hea lava kõikvõimalike ürituste korraldamiseks, kontserdid, eks ju, kõik need kiigelaulud, mängud, tantsud. Sest et meil on plaanis, meil on olemas ka arhitekti poolt tehtud projekt lavale, aga seda meil veel ei ole, selles mõttes, et see vajab jälle finantse, eks ole. Isegi kui lava ei ole, ma arvan, et isegi see ruum iseenesest on üliatraktiivne. Et tutvustage üsna varakult erinevatele ürituse korraldajatele. Saategi võib-olla selle, panetegi kontserdiks kinni ja jälle saate mingisuguse raha, millega saate ehitada lava või maja või kus iganes need järgmised investeeringud on, et tõenäoliselt nii ägeda peale ühel hetkel olete nagu ise finantseerivad, et ei pea olema väga enam projektitaotlustest sõltuvad, eks ju. Seda meil ongi plaanis, et kuna meil see külamaja on ka enda üleval pidada, et täiesti, et eks me projektide peal ja rendi peal ainult elame, et siis seda enam meil, jah. Ja ma arvan, et just, et suvised kontsertide korraldajad, eks ju, kes võiksid seda võtta kui väga ägedat paika ja suvel on ju 3 kuud peaaegu, et sellist, isegi praegu on juba väljas valge, et veel natuke külm, aga sellist kontserdiaega, et aga hakake varakult pihta, et kui teil juba järgmisel aastal see asi avaneb, siis juba sellel suvel kutsuge inimesed vaatama, näidake ette, et nad oskaksid planeerida, et muidu kui hiljaks jääte, siis pole teil esimesel aastal seal väga kedagi. Et see on ka see ohukoht. Liisi veel mingisuguseid asju vahepeal, kui ma siit see oli päris piilun. kõikehõlmav. Ei, loomulikult selles mõttes see on hea point, et tegelikult tuleks ette valmistada selleks, et teid saabub edu. Nii-öelda, et ei tasu olla nii-öelda üllatunud ühel hetkel ja siis mõelda, et mis nüüd saab, et pigem mida paremini ette kogu see logistika, kõik need võimalused nii-öelda kaardistada, mida inimesed vajavad, ja seda te saate ka teada tegelikult, kui te juba hakkate tegelema nende sündmuskorraldajatega, erinevate konverentsibüroodega, kõikidega, et te saate ka neilt küsida, et kui teil endal ei ole seda teadmist, et ma usun, et nad on kindlasti hea meelega valmis täpsemalt aitama, et kui nad tulevad kohale, nad näevad, mis seal toimub, teil on endal juba selgem visioon, et mida te plaanite teha, mida te ise teate, mida te peate tegema, et inimesed kindlasti aitavad juurde. Ja ma usun ka, et seal üks aspekt kindlasti on just see visuaalne pool, eks ju, et kogu fotondus, ma kujutan ette, kui hea ja äge oleks seal meie disaineritel oma uusi kollektsioone demonstreerida näiteks, selles keskkonnas, et üliäge, sa saad niisuguse valguse ja liikuvuse ja mis iganes asjad sinna juurde. Ja need on need asjad, mis tasub jälle algusest läbi mõelda, eks ju, kui palju maksab? Mis hinnaga, et teie kogukonnana ei saa lubada seda, et te teete kõike tasuta, eks ju, ja pärast ise kannatate, et läbi mõelda ja sama lugu siis tõesti ka see, et mis see teeninduse pool on, mis see teenus siis sisaldab, kuidas me teeme, mis need võimalused on, pidage nõu ja ma arvan, et ettevõtjad, tulge lihtsalt appi, et kes te nüüd tundsite, et see vähegi teie valdkond on või teil huvi on, tulge appi nõu ja jõuga, et saate ise ägeda paiga, mida pärast kasutada ja tegelikult saab ka see küla sellise tõesti väärika tähistuse selle suure peo jaoks. Aga mina tänan väga. Tänan Liisi, tänan Rutt saatesse tulemast. Meie kallid saatekuulajad, kuulake meid taas kord nädala pärast ja vaadake kindlasti meid siis ka YouTube'ist. Meil on kanal ja siis te saate sealt kohe näha, mis nägu me olime, mitte ainult seda, mis häälega me olime. Ja siis juba järgmisel suvel kiikuma. Jaa, ka praegu võib. Ka praegu juba võib, selge. Lumi ei ole üle põlve. Selge, siis katsume juba praegu teed sinna leida, ettevõtjad kindlasti otsige ise kontakte, hakake siit arutama, et see on kindlasti üliäge projekt ja pärast saate terve elu uhked olla, et sellisele asjale õla alla panite. Aitäh! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.